tere pärastlõunat kõigile! Aitäh, Alex, ja kõigile Giantessis, et andsite mulle au teid täna kõnetada. Viimasel ajal räägitakse palju Iisraeli toetavast eestkoste tegevusest. Toimub palju konverentse antisemitismi vastu võitlemise teemal, küsitlusi selle kohta, kuidas võita inimeste südameid ja mõtteid, lõputuid arutelusid sõnumite, narratiivide ja avalike suhete üle. Inimesed ütlevad pidevalt, et Iisraelil on avalike suhete probleem. Ma ei ole sellega nõus. Juudi riigil ei ole avalike suhete probleemi. Bnei Yisrael, iidsed võimsad Iisraeli laste hõimud, kes on üle elanud kõik oma vaenlased ja õitsenud pärast korduvaid genotsiidikatseid. Meil ei ole avalike suhete probleemi. Tegelikult on meie narratiiv nii võimas, et teised on seda kopeerinud ja püüdnud seda meie vastu kasutada. Põlisrahvas, kellel on oliivisalud Jeruusalemma ümbritsevates mägedes, aeti oma maalt välja, allutati okupatsioonile, kolonialismile ja genotsiidile. Lõpuks tunnustab ÜRO meie riiki, kuid maailm keelab selle meilt endiselt. Kelle lugu see on? Kas see on Palestiina narratiiv või on see meie oma? Aga oota, ma olen palestiinlane. Minu esivanemad samastasid end palestiinlastena. Palestiinlane oli juutidele antud sõna, mis oli samaväärne N-sõnaga pärast seda, kui meid koloniseeriti ja välja aeti Juudamaalt, kust me pärit oleme. Juudid on pärit Juudamaalt. Fakt, et seda fakti iseennast vaidlustatakse ja et me kulutame miljoneid dollareid suhtekorralduskampaaniatele, et seda maailmale tõestada. Tõesti, see, mida nad juba teavad ja teadlikult eitavad, et juudid on pärit Juudamaalt, tähendab, et narratiiv on praeguseks nii segane ja moonutatud. Lahinguväli on nii tabamatu, et ma tahaksin siin lihtsalt ühe mõtte välja pakkuda, ühe lihtsa eelduse, millest me kõik võiksime lähtuda. Võib-olla ei ole meie ülesanne võita PR-sõda. See ei ole juudi rahva ülesanne veenda maailma meid armastama. Samamoodi ei ole meie ülesanne luua veel üht Palestiina islamiriiki ebaõnnestunud islamidiktatuuride meres. Ja kindlasti ei ole meie ülesanne otsida luba eksisteerimiseks. Kaasaegne Iisraeli riik eksisteerib, sest David Ben-Gurion keeldus luba küsimast. Ta kuulutas välja iseseisvuse isegi siis, kui talle soovitati ja teda ähvardati seda mitte teha. Kujuta ette, mis oleks juhtunud, kui ta oleks kuulanud? Kujuta ette, kui juudi rahvas oleks oodanud heakskiitu oma riigi loomiseks. Ja mis õppetunni me oleme saanud? Kas me ootame ikka veel heakskiitu ja küsime luba, et ehitada Juudamaale juudi kodusid ja juudi koole oma lastele? Juudi ellujäämine pole kunagi sõltunud loast või seletustest ega ka itsvate PR-kampaaniate võitmisest. Ja ometi on aastakümneid kulutatud miljardeid dollareid sellele niinimetatud Iisraeli toetavale eestkõnelemisele. Kuid, nagu me teame, on antisemitism tõusuteel, nagu see on olnud läbi ajaloo tõusude ja mõõnadega. Antisionism kasvab ja hoolimata kogu sellest rahast, mida sellele väga konkreetsele narratiivile kulutatakse, liigub olukord täpselt vastupidises suunas. Miks me siis ikkagi rahastame Iisraeli maine kujundamise PR-võitlust, lootes, et see muudab juudid turvalisemaks? Sest me oleme segi ajanud kaks väga erinevat asja. Iisraeli ees seismisel ja juutide võimestamisel on vahe. Ja see ongi erinevus poliitika ja kodanikuõiguste vahel. Juutide suveräänsus ei ole poliitiline küsimus, see on kodanikuõiguste küsimus. Juutidel on kodanikuõigus iseennast valitseda ja elada Juudamaal. Juudamaal ei tohi olla juutideta tsoone. Juudi inimese õigus palvetada templimäel ei ole poliitiline küsimus, mida tuleks läbi rääkida.
See on juudi riigis keskne kodanikuõiguste küsimus. Kui Templimägi, kõige püham paik Iisraeli kontrolli all, on ainus koht tsiviliseeritud maailmas, kus juudil on keelatud palvetada, siis mida me siin üldse saavutanud oleme? See, mis toimub Ameerika ülikooli linnakutes, ei ole poliitiline küsimus Iisraeli kohta. See on kodanikuõiguste küsimus, mis puudutab meie demokraatia tuuma. Juudi üliõpilastel on kodanikuõigus õppida keskkonnas, mis on vaba nende vastu suunatud diskrimineerimisest, sõltumata sellest, mis toimub tuhandete kilomeetrite kaugusel. Juudi ja Iisraeli ettevõtjatel on seaduslik õigus, et neid ei diskrimineeritaks ärilises kontekstis nende usu, välimuse või sünnikoha tõttu. Sa ei tohi panna aknale silti, mis ütleb, et geid ei ole lubatud või mustanahalised ei ole lubatud. Sa ei tohi pidada äri, kus öeldakse, et iisraellased või juudid ei ole lubatud. Ja tead, kes selle õigusliku pretsedendi lõi? Juudi advokaadid, kes kaitsesid teisi vähemusi. Ja mida rohkem me reageerime juudi vastasele diskrimineerimisele Iisraeli toetava tegevusega, seda rohkem anname neile õigustuse meie vastu diskrimineerida. Me ütleme sellega, et meie kui vähemusgrupi kodanikuõigused ja nõudmine seaduse ees võrdsusele on seotud või sõltuvad poliitilise vaidluse võitmisest ühe välisriigi üle. Kodanikuvabaduste liikumised ei toimi nii. Kodanikuvabaduste liikumistel ei ole suhtekorralduskampaaniaid, mis kaitseksid välisriikide valitsusi. Hiina ameeriklaste õigused ei sõltu sellest, kuidas Hiina COVIDiga toime tuleb. Aafrika ameeriklaste õigused ei sõltu Sudaani valitsuse tegevusest. Ja tõsiasi, et moslemi vennaskond on varjanud oma salajast džihaadi, et hävitada lääs seestpoolt. See, et seda esitletakse Iisraeli vastase kampaania ja Palestiina pooldajate tegevusena, ei tähenda, et me peame sellesse narratiivi kaasa minema. On olemas erinevus. Erinevus Iisraeli toetamise ja juutide mõjuvõimu suurendamise vahel. Kuidas siis näeb välja juutide mõjuvõimu suurendamine? See näeb välja nagu hiljutine Texase Iisraeli toetajate poolt algatatud kohtuasja, mille algatas erakordne õigusmeeskond eesotsas professor Jevgeni Kontarovitšiga, kes on täna siin meiega. Mida toetab Lawfare Project võitluses Bideni administratsiooni vastu, vaidlustades rassistlikud ja diskrimineerivad sanktsioonid juudi asunike suhtes ning loomulikult ka juudi organisatsioon Regavim, mis viis just eelmisel nädalal ajaloolise kokkuleppeni, mis on sõlmitud Ameerika Ühendriikide valitsusega ja mille sisu on järgmine, tsitaat. Ameerika Ühendriigid lükkavad kategooriliselt tagasi kõik poliitikad, mis rikuksid Iisraeli suveräänsust või sihiksid läänekaldal tegutsevaid eraorganisatsioone ja Iisraeli kodanikke. Nüüd pean ma lõpetama. Kuigi mul on veel rohkem näiteid juutide enesekehtestamise kohta, on õppetund väga lihtne. Me ei vaja seletusi Iisraeli kohta. Me vajame tugevamaid juute, enesekindlaid juute, juute, kes ei karda vabalt rääkida radikaalsest islamist, juute, kes ei karda kohtus või muul moel juudi viha eest vastust nõuda. Sest kui juudi rahvas lõpetab loa küsimise ja hakkab oma õigusi kasutama, kuulub tulevik meile. Aitäh!